nüüd ja siis siit see vile kõlab, Svedovski lükkab juba selle palli taha ja Kalev saab hakata vaikselt tulema. Leitakse seal liini taga Patrikejevs ülesse. Ettevõtmiskoht seal. Kasti taha tuleb löögikoht ja keerutatakse kohe Musoliitin ära. Musoliitin paneb siukse kahuri sinna taha nurka. Ai. Siseküljega taha posti ja Vetkal peab juba 3. minutil välja võtma. Jalaga oskab hästi ette võtta, aga seal on Kalevi mehed hästi seisavad. Löögikoht ja tuleb Jurakas, aga ai. Otsitakse omasi nüüd. Svedovski hästi leiab purje sinna, see on see koht, kus tuleb teha ja seal kord Pavlov. Oi, ja pannakse kaur teele ka ja seal on jätku olukord ja värav lahti ja lüüakse peale veel, ei tule ära. Purje ei läinud. On lastud nii-öelda jalad sirgu, aga sealt tuleb nüüd kui Lerme. Jallo saadatakse koju ära ja kukub ja antakse kohe penalti selle jutu peale, mida ma räägin. Pole mõtet isegi hakata siin mingeid asju välja mõtlema, sest kohe Janovits kuuleb selle oma kõrva ära, mida mina siin räägin. Oi, Mairon Vetkal oma debüüdil tassib selle välja. Ja tassib välja noor mees tassib selle välja praegusel hetkel. Ai. Oi, mees tegi kohe sellise tõrje ära, et ilus tiimi ja Svedovski. Janovits ka kõrval, aga Janovits ise ei löö, ma tean seda. Oi, ja tuleb ja lööb ära Svedovski. Svedovski lööb sealt ära ja Pavlov lihtsalt seisab. Pavlov seisab jalatorkis lihtsalt koha peal. Oi. Kas ta ei näinud seda palli trajektoori üldse? Ja Svedovski keerutab. Aga on hästi sees olnud, aga nüüd on juba kastis. Kalju mehed seal saavad hästi keerutama hakata, lööki tuleb ka, aga ja nüüd pannakse teele ja lüüakse mööda, Kasti, mis läks tõesti liiga pikale. Kui Lerme juba ilusti nüüd Patrikejevsit leiab, Rico Ernits kaotab tära ka seal ja nüüd on võimalus ära lüüa ja lüüaksegi ära. Ai, lüüakse ära kohe siia teise poole algusesse. Täpselt nii, nagu algas esimene poolaeg. Kalju saab kohe kätte ja Rico Ernits maksab siin oma kooliraha järjekordselt ära, tundub nii. Tobio polli siia välisküljega ja Patrikejevs keskel pakub, kui Lerme tahab ikka ette võtta. Ikka võtab ette, paluta tema vastu, see lööb latti sellest olukorrast. Liit uuesti, oma mees on seal Musoliitin, tundub maas olevat, aga mängivad Kalju mehed edasi. Kask. Oi, Musoliitin oli seal hoopis. Kalju on auru juurde keeranud. Tegelikult kui Nikita Ivanov siia keskele tuli, on seda kvaliteeti ikkagi siin keskel juurde tuldi. Kask läheb lööma ja lööb ära. Lööb selle nurka ilusti ära. Ja. Kristjan Kask lööb oma teise värava sel hooajal siis. 25-aastase poolkaitsega tegemist on. Ei, see on ikka Ivanov, vabandust. Tuleb pall kasti, oi. Ivans Patrikejevs lükkab siukse käärlöögiga, lükkab sinna nurka ära selle palli. Ai, YouTube'ist on ikka Ibrahimovitši need tutorialid peale pandud, tundub. Küll küsimus, et millal Kalevil see aur otsa saab, aga praegusel hetkel leitakse purje, aga sealt võetakse viga. Ja Tomberg saab teise kollase kaardi ja läheb koju ära punasega ja Tomberg ei kestnud kaua täna. Ja nüüd Orlov! Siin minnakse ikkagi täitsa lustima ära, kui ma ennem ütlesin, et iga päev loodame, et Kalevile 9 lööda, siis me oleme 5 peal juba täna, sõbrad, et 10 minutit on minna, nii et loodame, et siin päris inetuks. Ja Allo läheb nüüd peale lööma ja see läheb ikkagi natuke sõlmes juba ja Allol on, ega see mees ka täna ikka kõvad tööd teinud ja Ivanov! Nikita Ivanov lööb siit 6. Lööb ikkagi ära
ja Ivanov saab ka statistikasse oma värava kirja. On ta need väravasööta ju jaganud siin päris omajagu juba täna. Teisel poolajal sisse tuli ja ongi lõpuvile hoopis. Janovic tegi siukse pulli, et ei lasknudki mängu panna ja vilistab ära, nii et Premium-liiga. Ja meieni ongi jõudnud Kalevi mängumees Miron Vetkal. Tänane mäng siis selline 6-1 lõppskoor. Esimene poolaeg tegelikult väga viigiline, 1-1 ja ütleks niimoodi, et alguses võib-olla Kalju surus oma mängu peale, aga esimese poolaeg just teine pool olite ikkagi päris teravad, et mis teisel poolajal saatuslikuks sai, et ikkagi 5 tükki selja tagant välja pidid korjama? No ma arvan enda kaitselis eksimused lihtsalt, et fookus ei olnud seal paigas, kaitses ei töötanud lõpuni, lollid oma eksimused, kerged lihtsalt palli puhastamine ei tule välja ja tulevad sealt meile endale. Nüüd kahe mänguga endale sisse lastud 15, seda ju tegelikult on päris palju. Seda on päris palju jah, et selle puhul peab töötama väga, et kaitses korras oleks. Põhiline tegelikult meil on, et kaitse on esikohal, aga nagu näha, et praegu ei tööta seal väga hästi midagi, et midagi peab hakkama muutma. Mis ise näed, seistes seal kaitseliini taga, täna endal ka selline huvitav olukord, nagu ma aru sain, debüüdiga tegemist ja pead ikkagi korjama 6 tükki välja, et mida saaks seal sinu silmis parandada järgmiseks mänguks? Ise ka rohkem peaksin olema fookuses mänguga, et ei saa süüdistada kõiki teisi, et endale peab ka näkku vaatama ja et korralikult tiimiga edasi töötama ja mõtlema, et kaitses veel rohkem korda saama. Täna oli Ats Purje ka tagasi. Kuidas endal noore mängumehena mängida on üldse selliste jalgpallilegendidega koos? Hea, kui niisugune kogenud mängija ees on, et toob meile palju plusse kindlasti, et hea tema peale palli panna, oskab ilusti hoida palli ja ikka annab meile palju juurde. Ja aitäh ja edu teile edaspidiseks. Ja meil on nüüd Kalju mees ka täitsa siin olemas, Uku Kõrre tuleb meieni. Tere Uku! Täna esimene poolaeg 1-1, algul saite hästi minema, tundus, aga esimese poole ja teine pool Kalev tuli päris hästi mängu tagasi. Et mis sa ise ütleksid, et just selle esimese poole vaates, kuidas nagu Kalevi niimoodi mängu tagasi lasite? Jah, meie lasime, et selles suhtes oleksime saanud kindlasti paremini kontrollida seda olukorda. Et ega Kalev ka papist ei olnud, aga selles mõttes meil on kõvasti korrektuure teha, mis sest, et ees on 6, ees 6 on hea, aga 0 peab taga olema ja võib-olla see võtmemoment natukene häiris ka, et see penaltilöök ei realiseerunud, aga selle taha selles mõttes ei poe, et vigu tegime, selliseid, millest me oleme rääkinud, mida me ei tohiks teha. Saame nendest uuesti veel rääkida. Vaatame siis, kui kaua läheb, et kaua peab rääkima, et lõpuks vead hakkavad ära jääma, aga lõppkokkuvõttes tulime raskest seisust välja ja teenisime väärikalt 3 punkti. Mida siis poolajal räägiti, et kui tulite reaalselt teisele poolajal peale, lõite 5 ja lõppskoorina 6-1, et mida peatreener poolajal mainis? Peatreener tegelikult oli üpris rahulik riietusruumis, et oleks võinud ka rohkem tulevärki seal anda selle pealt, mis me väljakul korraldasime, aga tegelikult ega midagi erilist seal lahti ei rääkinud, et kordasime lihtsalt üle, et meil on vaja lihtsalt mängida, meil ei ole vaja rabistada. Me hakkasime liiga palju võib-olla pragmaatiliselt mängima, et rohkem palli hoida, liigutada ühest äärest teise, oodata just kannatlikult, millal need võimalused tekivad, et me kiirustasime liiga rutakalt neid otsuseid tegema ja sealt ma arvan, need vead tekkisid, teisel poolel oli see pilt palju parem, hea küll, lõpus nad said punase ka, et see on selge, et siis oli nagu meie kontrolli rohkem asi, aga jah, nii see oli. Kuidas enda mänguga siiamaani rahule oled jäänud? Oled nagu saanud Kaljus ikkagi kanda suhteliselt kinnitada, et kuidas ise kokku võtaksid? Ei ole rahul tegelikult individuaalses plaanis, et kindlasti saab kõvasti juurde panna ja meil on selles mõttes konkurents on hea võistkonnas.
et see on väga tervitatav, kui ei ole mees ja ei teeni oma kohta välja, siis mängib keegi teine ja selles mõttes näen siit ainult sellist lisaks sisemisele motivatsioonile välist motivatsiooni, et edasi pingutada ja edasi panna ja tööd teha. Tänud ja edu järgmisteks mängudeks!